Tere kõigile! Ma tahtsin selle videoga jagada mitte ühte, lausa mitut taipamist, mis on tulnud siin viimaste päevade jooksul, nende päevade sees. Ja võib-olla ma peakski alustama hoopis sealt, kui sai noorkuu aroomitaro ladumine tehtud ja jäime kuidagi selle kahest õlist rääkides ka nendel praktikapäevadel, kus minu toredad kursuse õpilased olid minu pool koos ja vaatamata sellele, kas tegu oli siis aroomiterapiaga või aroomidiagnostikaga, me kuidagi ikka ja ikka jõudsime sinna pihta saanud lapse erinevates arenguetappidesse. Ma teen siis nii, nagu see Agu Sihvka klassika ette näeb või kuidas ta välja kukkus. Et kogu lugu ära rääkida, ma alustan siis otsast peale. Ehk siis tuli tollest aroomitaro ladumisest välja basiilik ja ilangilang. Ja rääkisin erinevatest asjadest, kuid tooksin välja 2 märksõna. Baas, usaldus ja saamise ja andmise tasakaal. Ja nüüd siis on sujuv üleminek nendesse töötubadesse ehk kust iganes me seda lõngakera, seda kliendilugu või siis seda sümptomit, situatsiooni ka ei lahanud. Jõudsimegi siis sinna, et siin on see koht, kus on arengus jäänud ära see eitamise faas või siis see iseseisvumise faas või see tegemise faas. Aga tegelikult asi on veel sügavamal. Asi on basiilikus. Asi on basiilikus ja ilangilangis ka korraga sellepärast, et mul paralleelselt jookseb veel üks huvitav rännak, ehk siis triloogia, ehk siis 3 osast koosneb selline transformatsioonikursus, toksilised suhted ja kuidas siis nendega toime tulla. Ja ma viimases osas räägin lahendusi. Aga ma tahaks praegu ühel hästi olulisel momendil peatuda, võib-olla siis tibaennatlikult see ka ära rääkida, aga see on ainult üks jupp õnneks. Ja selleks jupiks on lapse arengu see kõige esimesem faas. See eostamisest, võib-olla ka sellest ajast, kui veel lapse peale mõeldi. Ja ta kestab siis kuni circa 6. elukuuni. Ütleme siis nii, kui juba püsti saab tõustud ja midagi haaratud saab. Ehk siis kõige esimesem faas, mida võiks panna sellise nimetaja alla, ma olen. Jah, just nimelt see ma olen faas, kus me räägime sellest, et ta peaks rõõmu või mitte peaks. Kus rõõm on vaid pelgalt sellest, et sa siin ja praegu üldse olemas oled. Ja kui tuua paar märksõna, miks ma seda eetrit siin praegu üldse ette võtsin või õigemini seda salvestust teie jaoks teen, ongi see, et ta on meie elus üks tõepoolest kõige olulisem faas. Ja mis puutub nüüd siia basiilik? See basiilik ongi see, et ta ongi basiiliku faas. Ta on baasusalduse. Ta on baasusalduse faas. See on siis see koht, kus me pärast võime kogeda oma elu jooksul selliseid markereid nagu näiteks, et ma ei tea täpselt, mis ma teha tahan. Ja siis me ootame, et keegi tuleks ja arvaks meie soovid ära või tuleks nagu päästeingel, lahendaks miskit või aitaks või tiriks meid kuskilt välja. Aga kõige olulisem koht selles arenguetapis, selles mina olen faasis, on puudutused. Inglise keeles on üks hea väljend, skin to skin. Sõna otsa mõttes täiesti selline kehaline kontakt, puudutuste kontakt. Me õpime läbi sensoorika, just nimelt läbi sensoorika, läbi puudutuste tajuma seda, kes on meie kõrval, mis süüa meile pakutakse, millist vett me joome, millist õhku me hingame. See on elu suhtes baasusalduse faas. Ja kui see on millegi tõttu läbi elamata, ja paraku nii on, et
näiteks minu generatsioonis kindlasti ja võib-olla ka praegugi mõnes kohas on see, et laps sünnib ja ta viiakse ema juurest ära, kuhugi mätsitakse, rollitakse kokku ja viiakse teise tuppa ja siis tuuakse talle ainult sööta ja tänastes sünnikodudes ja sünnitusmajades on asjad kindlasti teistmoodi, et laps jääbki emme juurde ja see kõige hetk tal on täidetud. Et markerid on jah siis sellised, et me pelgame maailma, pelgame ennast. Sealt tekivadki jah need markerid, millest ma rääkisin, aga üks kõige olulisem on see, et me kas kardame puudutusi või nad on meile ebameeldivad, me ei taha või me ei soovi või vastupidi on teine äärmus, me nagu klammerdume. Ja vaat siin ei ole ta ainult taktiilne ehk siis see nii-öelda kehaline klammerdumine, vaid juba ta kolib ära ka sinna mentaalsele emotsioonide tasandile. Ma triloogias räägin ka lahendusi. Ma räägin väljapääsuteedest, ma räägin lahenduse strateegiat läbi, aga vaat selle baasusalduse tagasisaamise, just nimelt tema sellise täitmise, et see baas läbi elatud saaks, ongi see, et puudutused. Läheme teemegi otsast peale ja õpime seda lubamist, et meid puudutatakse. Me Nelliga oleme kokku pannud sellise metoodika, holistilised aroomipuudutused, mis tegelikult väga palju baseerubki just nimelt nendel valusate kohtade ära silumises, ära paitamises. Meil nüüd see nädalavahetus tuleb ka üks selline üritus, üks selline sündmus, me panime talle nimeks dolce far niente, mis tähendab magust mitte midagi tegemine ehk olemine, aga sa saad aru, et see sama faas, millest ma rääkisin, talle võikski nimeks panna dolce far niente. Rõõm sellest, et sa oled, lihtsalt oled. Ja tõepoolest, hakates lubama endale puudutusi, võib-olla ka see, et keegi annab sulle süüa, keegi teeb sulle pai, keegi silub sinu juukseid, keegi paitab sind saunas, keegi paneb sulle vannivette miskit ja teeb peamassaaži ja hoolitseb sinu eest, puudutades sind. Saab selle esimese faasiga päris hästi hakkama. Ja mis siis puudutab ilangi, aga ilang on nüüd siis see teine marker, et kui ilangi lõhnaga hakkab kõik hästi olema, ehk sa aktsepteerid seda ja ta on sinu sõber, siis tähendab see, tasakaal on käes. Hästi ilusad päevad olid need siin, kui me rääkisime aroomidiagnostikute, tulevaste aroomidiagnostikute ja aromiterapeutidega neid kohti läbi. Ja praegu ma vaatan suure rõõmuga, kuidas aroomidiagnostika grupis käib kollektiivne arutelu selle kohta, et oi, kus kohas see konfliktne grupp on, mis on primaarne ja nii edasi. Ja ilus on märgata, et ürdid ja vürtsid, kuhu sisse siis loomulikult kuulub ka siis see mainitud basiilik, baasusaldus, basiilik, hea meel teate, aine. Siis olen ka koolitustel ja kursustel ja ka töötubades rääkinud, kui seal kohas on konflikt, kui selle grupi õlid, nii ja naa, mõni meeldib, mõni on eituses ja nii edasi, siis edasi pole mõtet minna, sest puudub baasusaldus. Ja hea uudis on siis see, et seda saab tõepoolest tasa teha. Nii et kui sa tunned, siis nädalavahetusel Tallinnas on meil kohe kindlasti üks vaba koht. Saab veel ka äkki juurde tekitada, kui tahad tulla proovima. Kirjuta kindlasti kas mulle või Nellile. Ja mis puudutab seda transformatsiooni triloogiat, siis ma mõtlen, siin juba ka selle nädalavahetuse raames oli see, et millal uus grupp tuleb ja see kindlasti tuleb, sest ma näen, kuhu me juba praeguste osalejatega jõudnud oleme. Aga sulle ma soovin siis dolce far nientet. Tunne rõõmu sellest, et sa oled ja vaata, kuidas sul basiilikuga lood on. Kirjuta.